Mõnus päike. Päike meie sõber, päikeseenergiat tuleb enda jaoks ära kasutada heas mõttes ja sellepärast olen tulnud uuesti külla Roofit Solarile. Käisin siin mõni aeg tagasi ja siis rääkisime elektrit tootvatest topeltvalts profiilidest. Täna, sõbrad, heidame pilgu tulevikku. Tulevik toob katustele uued katusematerjalid, mis samamoodi toodavad elektrit, aga näevad siis juba natuke teistmoodi välja kui see topeltvalts profiil. Mis erinevus siis olema saab? Erinevus on see, et siis Roofit Solar on alustanud uute toodete väljaarendamist, mis tähendab, et tulevad sellised kivikatuse imitatsiooniga metallkatused, mis toodavad samamoodi elektrit. Ja teiseks on tulemas, et kui siin praegu näeme, on siis käsivalts kinnitusega, mis nõuab sellise osava pleksepa käsitööd ja teatud tööriistu, aga tegelikult on maailmas üks moodsam materjal, mille nimi on siis klassik ehk klikkinnitusega. Ja kui me nüüd selle paneksime ka elektrit tootma, siis oleks täiesti uus ja kiiresti paigaldatav materjal ka valikus olemas. See klikk on siis niimoodi, et kuidagi klõps pannakse katusele kogu lugu, mis on hästi lihtne, mis ei nõua erilisi tööriistasid ja ta siis tuleb küll natuke teiste mõõtmetega, aga põhimõtteliselt väga kiiresti paigaldatav ja sama hea kui käsivalts profiil. Kumba ma peaksin eelistama, kui mul on selline lihtne 100 ruutmeetrine katus ilma katusakenda ja korstnata? Kui on selline hästi lihtne katus, siis tõesti see uus klikk ehk klassik sobiks hästi, aga kui on selline keeruline nagu palju katuseaknaid, korstnaid, redeleid, mis iganes mõnel inimesel seal on ümmargune katuseaken, et siis oleks lihtsalt tegelikult selle olemasoleva materjaliga kombineerida ehk siis käsivaltsiga. Nii et igale poole meie seda Roofit Solar materjali lõigata ei saa, aga igale poole mujale siis pannakse tavaline, näiteks kõige varem sobib siis ruuki must käsivalts profiil. No ilmselgelt keegi peab neid asju kõik välja mõtlema. Kes on need kuldpead, tarkpead, kes kõik seda tehnoloogiat välja mõtlevad? Need teadlased ongi siis meie ettevõttes Roofit Solar Energies ja teadusarendustöö on selline pidev igapäeva osa ehk EHS-i toel oleme siis välja töötanud töötamaas veel kaks uut toodet. Veel ei oska lubada, millal need turule jõuavad, aga põhimõtteliselt me hakkame juba vastu võtma tellimusi. Nii et kes nüüd see kevad 2021 või sellel suvel tahab saada katuse peale, siis olemasolev toode on topeltvalts. Aga me nüüd ei tea, kas juba sügisel või järgmine aasta, nii et tasub tellimus sisse panna ja niipea, kui need tooted on valmis, siis saab paigaldama asuda. Ehk siis tellimus tegelikult sisse panna ongi, et roofit.solar veebilehele minna ja sealt kuidagi ühendust võtta, et mul on soov ja seal on siis tegelikult info juba olemas ka, et mis teil on siis peagi tulemas tulevikus. Uute toodete kohta infot väljas ei ole, nii et see on nagu selline uudis, nagu saladus, millega me praegu tuleme välja, aga enne peab ju natukene nagu huvilisi koguma, et selle hetkel, kui toode on valmis, et me juba teaksime, et siis mis on need aadressid, kes on need inimesed, kus sai panna siis elektrit tootma. Millal siis uued elektrit tootvad materjalid katustel ka seda elektrit päriselt tootma hakkavad? Millal ma saan niimoodi paitada, öelda, et tubli oled, keetsid mu kohvi ära? Isegi kui me need jõuame valmis, need katuseprofiilid nüüd sügisel või talvel, siis tavaliselt päike kõige eredamalt hakkab paistma pärast vabariigi aastapäeva. Nii et ma võiks ennustada, et kevadel 2022 siin Eesti tingimustes need uued kiviprofiilid, klikkinnitusega profiilid on siis need, mis toovad rohelise energia sinu koju, kõik, mis paistab sinu katusele päike, kõik muutub tasuta elektriks. Kas tõesti kõik terasfassaadid ja katused on võimalik panna siis seda rohelist elektrit tootma? Ainult need, kuhu päike paistab. Nii et kui seal on ikkagi ees varjud või naabermaja on kõrgem kui sinu maja, siis tegelikult sealt seda päikeseenergiat tuleb vähe. Nii et põhimõtteliselt kõik, mis on lõuna poole, ida-lääne suunas, põhja poole ei soovita. Aga jällegi, kui ka on fassaad 90 kraadi või siis vähemalt 10 kraadine, mis on ida, lääne, lõuna, kõik need suunad, et need oleks mõistlik panna siis elektrit tootma. No siin on ilus uks, inimesed sisse välja ka käia, aga tegelikult tõesti võib panna nagu fassaadi peale üle talle. 90 kraadi ja talvel on isegi parem, sellepärast, et kui on väga paks lumi ja on madal kaldenurk, siis lumi võib sinna pimedatel öödel kinni jääda, ei taha ära sulada, aga fassaadid ka sellel talvel tegelikult tootsid super hästi. Rõõmu kuulda, et Eestimaa areneb tehnoloogilises mõttes igatepidi, et siin selliseid asju välja töötatakse. Edu, jõudu, jaksu teile ja kellel tekkis huvi, siis võtke ühendust, pange tellimus sisse, mõtled, sa tulevad esimesed, on ju?
kellel saavad siis olema täiesti uued kivikatuse moodi teraskatused ja siis klikkinnitusega paneelid. Ja tõesti me võlgneme tänu tegelikult Norra projektile, mis on EAS-i toel siis just nimelt rohetehnoloogia ettevõtete toetamiseks, et välja töötada uut innovatsiooni, mis siis nii Eestis kui maailmas tegelikult muudab maailma paremaks, aitab CO2 kokku hoida.